Metsaomanik küsib nüüd, mida sügisel tegema kindlasti peaks oma metsas, siis see on nüüd üks hea näide sellest. See on 3 aasta vanune männi kultuur. Tänavu aasta on ta veel hooldamata. Nagu siin pildi pealt näha on siin vaarikat, lehtpuud, tamme ja mida iganes. Ja kui me nüüd jätame selle talveks niimoodi lume alla, siis lumi vaalub siia männile koos selle lehtpuude ja selle vaarika ja heinaga peale. Ja kevadeks ma võin öelda, et see männid, mis jäävad niimoodi vastu maad lume alla, paalumise alla, need on kevadeks läinud. Nii et kindlasti peaks käima sügisel läbi oma kultuurid selleks, et kevadel oleks samasugune pilt, kui meil praegu siin näha on. Et me oleme jõudnud nüüd ühesõnaga ühte sellel kevadel rajatud männikülvi kultuuri, mis alles 3 nädalat tagasi tärkas, sest põua tõttu ei suutnud ta varem üles tulla, aga mänd on meil siin täiesti olemas ja teda tuleb siin veel järjest juurde ka, näete, iga 50 sentimeetri tagant on taim vähemalt olemas. Nii, aga nüüd, nagu te näete, on siin see sõnajalg 2 pool. Ja kui see sõnajalg nüüd lume alla jääb ja siia kooldub peale, siis kevadeks ei ole meil siin enam ühtegi taime ja jõudu tööle otsast peale, nagu metsamehed ütlevad. Ja sellepärast ongi kõige tähtsam sügisel enne lume tulekut kultuurid ära hooldada.